Tallinnas Järve Selveris lemmikloomapoe Bosse ukse juurest annetuskastist varastati kogu lemmikloomadele annetatud raha. Loomakaitseseltsile kuuluva annetuskasti tagasein lõhuti ja nii pääseski pätt rahale ligi. Tuleb tunnistada, et varas oli osav. Sealsamas töötavad müüjad ega ükski külastaja ei märganud mitte midagi. Infot pätti kohta oodatakse Loomakaitseseltsi telefonil 5267 117. See võis olla nädalavahetusel, sest siis on rahvast on eriti palju ja inimesed võiks rohkem tähelepanu pöörata nendele kastidele. Et samas ma ei tahaks uskuda, et tõesti mitte keegi ei näinud seda hetke. Et võiks ju tulla ütlema, kui on selline olukord, et siis saab ju turvamehe kutsuda ja alati midagi ette võtta. Kahjuks pole tegemist mingi õnnetu erandiga. Varganäod on ennegi just annetatud raha varastanud. Muuseumides, kirikutes ja kauplustes asuvad annetuskastid on pättidele ahvatlev ja kerge saak. Näiteks jäi sel aastal Tartus Püha Aleksandri kirikust näpatud annetuskasti vargusega vahele noor neiu. Senini pole tabatud pätti, kes Tartu kaubamajast lastekaitsefondi korjanduskasti näppas ja selle hiljem linnapargis ära lõhkus. Loomade heaks annetatud raha on aga ka varem üritatud ära varastada. Õnneks on meil seda moodi, et meil on kastid kettidega seina küljes kinni. Et on küll üritatud, on ka lõhutud, aga siiamaani ei ole kätte midagi saadud. Hinnanguliselt võis seal olla vast 500 kuni 1000 krooni. Aga kahju sellestki, inimesed on tahtnud ju head teha. Lõpuks siis väike moraali lugemine, et annetuskastide omanikud kinnitage nad võimalikult kindlalt siis põranda külge või ketiga, et need ei oleks lihtne ära viia ja teised inimesed, kui märkate, et keegi kohmetseb annetuskasti kallal, andke teada turvamehele või poemüüjale.